Tere! Seat alustas Cupra brändiga 1999. aastal. Cupra on tuletatud sõnast Cup Racing ning selle alla koondatakse kõikide mudelite tippversioonid. Täna, 15 aastat hiljem, esitletakse Leon Cuprat, mis de facto on maailma kõige kiirem, masstootmises olev esiveoline auto. Leon Cupra välimusel pikemalt peatuda ei ole mõtet, üldpildi järgi teab nii ehk naa juba kaugelt tootja ära mainida. Mõningad ekstrad muidugi siiski on. Mainigem difuusorid tagaosas ning väga edevaid punaseid Cupra kirjaga pidurisadulaid. Seat pole meil just kõige levinum kaubamärk. Selle alla koondati Saksa suurkontserni noortele suunatud masinad. Leon Cupra tegelikult päris sellesse klassi enam ei mahu, sest tegu on väga korralike sõiduomadustega dünaamilise masinaga, millest viimase väljavõtmiseks peab juba ka mingeid kogemusi omama. Teisalt jälle kuulub varustusse sedavõrd palju abistavat elektroonikat, et ka algajam kihutaja tunneb ennast selles üsna turvaliselt. Sees hakkavad silma väga mõnusad sportlikud istmed ja alumiiniumist pedaalid, kuid need siin on veel standardistmed. Üsna pea saab tellida veelgi radikaalsemaid korve, mis juhti kiiretes kurvides veelgi paremini kinni hoiavad, kuid juba need istmed on väga head. Suur osa silma alla jäävaid pindu on pehmed, kujustus on tagasihoidlik, kuid rahulik ja harmooniline. 2-liitrisest turbomootorist on siin Seati insenerid välja meelitanud kogunisti 280 hobujõudu. Selle kõrvale kuulub 6. DSG, kusjuures minu arvates on Leon Cupra esimene auto, kus mootor ja kõnealune käigukast omavahel ideaalselt läbi saavad. See tähendab ühtlaseid kiirendusi ja suhteliselt madalat kütusekulu. Muidugi säästuautoks pole Leon Cupra üldse mõeldudki. Maanteel sõites jääb keskmine kütusekulu kuskile sinna 6 liitri kanti 100 kilomeetri kohta. Linnas see sõltub kõik sellest, kui kõvasti gaasipedaali litsuda. Igal juhul siin keskmise kütusekulu näidik üle 40 liitri 100-le ei näita. Auto juhitavuse üle oleks küll patt nuriseda. Seat korraldas meile rajapäeva paraku tol saatuslikul päeval 100 hommikust õhtuni, kuid siiski ei saa kurta, et mingilgi määral kuju rikkunud oleks. Hea küll, päris nii kiiresti, kui oleks tahtnud sõita ei saanud, kuid ega sellepärast sõitmata ei jäänud. Nüüd jõuamegi auto ühe vingema detaili juurde, milleks on seadistuste muutmine. Tavaolukorras, kui sõidad tööle, koju, poodi või kuhu iganes, kasutad kindlasti komfortseadet. Sportlikumates kohtades võib valida Sporti või Cupra, millest viimasel on veojõukontroll siis täiesti maha võetud. Ning lõppude lõpuks on võimalik endale ka päris oma seade luua, mille saab salvestada positsiooni individuaal alla. Seati esindajate arvates saavad kõik tulevikuautod enam-vähem samasugused reguleerimisvõimalused. Minul isiklikult poleks selle vastu mitte midagi, see asi toimib päris hästi. Märjal rajal andis just sportseade täitsa vinks-vonks elamuse. Kurvi sõites võttis kergelt libisema, kuid enne kui masin täiesti käest minema hakkas, jahutati ülemäärane tuhin maha. Igal juhul väga cool kogemus. Seat Leon Cuprat võib tellida päris mitmes erinevas konfiguratsioonis. Näiteks manuaalkastiga versioon on 265 hobujõuline. Selle DSG käigukastiga annab auto välja 280 hobujõudu. Kõrge pöördemoment, aga võimaldab teil peaaegu alati foori tagant esimesena minema saada. Leon Cupra hinnad jäävad alla 30 000 euro. Praegusel ajal on veel käimas sooduskampaania, aga täpsemaid tingimusi uurige juba Seati edasimüüjate juurest, aga selle eest te saate kohe väga isuäratava auto. Aga meie näeme teiega juba nädala pärast. Seniks nägemist!